Hei, olen Kaidili ja toon täna sinuni 12.12 energiaportaali kaardilugemise. Ja võtan siin praegu siis kaartide abil ühendust infoväljaga või püüan tuua siis sinuni sõnumid, millised energiad võiks sind praegu toetada, inspireerida või juhatuseks olla. Et see aeg siit sellest nädalast kuni pööripäevani ja tegelikult ka natukene kuni aasta lõpuni on tegelikult selline maagiline aeg, kus on mitmesuguseid energeetilisi suuremaid või väiksemaid portaale lisaks tänasele ka avatud ja kui sa tegutsed nagu teadlikult, et siis on võimalik oma elu joondada või korrigeerida. Mõistagi on see üldine ladumine ja ei pruugi kõigile sobida või kõigile täpne olla. Seega võta siit see osa, mis sind kõnetab. Aga mõnikord võib juhtuda tõesti, et see osa, mis tundub, et nagu trigerdab või kuidagi häirib, et võt sinna nagu kasulik sügavamale vaadata. Seal all võib ka veel midagi olla. Aga kui sa soovid isiklikku kaardiladumist, siis loomulikult siit alt nagu tavaliselt leiad lingi, kuidas minuga ühendust võtta ja seda videot endale tellida. Ja kui üles tuleb mõni teema, mille puhul sa tahad teraapiat või nõustamist või holistilist konsultatsiooni saada, siis ka selle kohta on siin video all link olemas. Hakka kindlasti ka meie YouTube'i kanali jälgijaks, sest kui sa meie kanalit tellid, siis need videod jõuavad teiste inimesteni ka. Et võib-olla osadel inimestel on sellest kasu, et nad siit inspiratsiooni saavad või oma elu sellega kuidagi moodi korrastada saavad. Et selles mõttes, kui see aitab kellegi elule kaasa, siis igal juhul tuleks nagu kaasa aidata. Tänane lugemine toimub siis ühes grupis ja on üldine lugemine ja on üldised käesoleva hetke 12.12 energiad. Ja hakkame pihta. Esimene kaart, mis siis välja on tulnud, et ma tõmbasin mu kaardid välja, ma ei tea, mis kaardid siin on, aga ma tõmbasin välja, sest paaril korral ma olen teinud siin sellist lugemist, et ma segan ja siis läheb video liiga pikaks. Esimese kaardina on välja tulnud langev leht. Ja nüüd pööripäeva eel on ilmselt mõistlik veel vaadata, et mis on need asjad või see asi, see kõige tähtsam asi, millest sinul on aeg lahti lasta või loobuda, mis võiks minna siis kõige kaduviku teed. Kas on mingisugune mõtteviis, mingisugune käitumismuster, aga võib-olla see on ka midagi inimestega seotud, inimeste vaheliste suhetega seotud, töökohas mingid asjad, et ole enda vastu aus, mis on see, mis on sinu elus oma aja tänaseks ära elanud, millel sa ei näe otstarvet ja mida sa ei oska ka otseselt parandada ega muuta. Või mis ei sõltu sinust, et ei tasu klammerduda nende asjade külge või joosta nende asjade järel, mis sinust ei sõltu. Et lase sellel lihtsalt minna. Nii, võtame järgmise. Mäger. Mäger tuletab mõnes mõttes nagu meelde, et ühest küljest tark ei torma. Aga mäger on... Kuidas ma ütlen? Kui mäger tuleb sulle nagu sõnumi toojaks, siis ta annab märku, et tegelikult sul on potentsiaali palju enamaks, kui sa välja lased paista. Palju enamaks, kui sa igapäevaelus kasutad. Et ole natukene kirglikum ja ole natukene selline elavam, aktiivsem. Et just, et see sinu vägi ja potentsiaal ja sinu energia saaks nüüd käivitatud ja uuel aastal saaksid siis uue hooga pihta hakata. Et mäger ütleb, et ole natuke tulisem, et too oma ressurss nähtavale. Sinus on asju, millest võiks kasu olla rohkem, kui sa praegu kasutad. Niimoodi, võtame järgmise. No, ei saa kätte ka, jah. Järgmine on maa. Maakaart ütleb, et on aeg või vajadus tasakaalu luua. Ja tasakaal ei tähenda siis siin kontekstis seda, et kõik on paigas ja miski ei liigu, vaid tasakaal tähendab seda, et kõik ongi dünaamiline, aga kui sa kuhugi poole
kaldud, siis sa kuskilt teisest servast pead nagu tagasi tõmbama, eks ole, et mitte päris laiali valguda. Et ühesõnaga see tasakaalupunkt tuleb leida, et see õõtsumine siia, kui sa kujutad ette, et sa oled selle tasakaalu selle rulliku peal, eks ole, et sa pead leidma selle tasakaalupunkti oma kehas või oma energiaväljas, oma mõtetes, tunnetes. Maa tuletab sulle meelde ka seda, et ühendus loodusega on vaja teadlikumalt aktiveerida või teadlikumalt seda looduse väge nagu kasutada. Võib-olla neil päevil tuleks abiks loodusesse mine metsa, kuskil mere äärde, jõe äärde, kuigi loodus võib olla mõnes kohas võib-olla ka väga trööstitu praegu. Ja selles mõttes kõik on raagus ja kõik on kuidagi nagu selline sissepoole tõmbunud, on ju. Aga võib-olla on seda, kuidas ma ütlen, talveuinakus loodust vaja tundma õppida ja imetleda selleks, et enda sisemisel maastikul uinunud olekus energiatega, uinunud olekus tunnetega, nagu Mäger ütles, ressurssidega, võimekustega ühendust saada, et maa aitab juurduda, maa aitab ühenduda ja maakaart tuletab meelde, et sa võiks sellega nagu teadlikumalt tegeleda praegu, talvisel ajal. Ja just praegusel ajal. Vabandust, mul oleks praegu siin ümber kõik ajanud. Nii. Järgmine kaart, mille ma siit välja õngitsesin, oli siis delfiin. Ja vaatamata sellele, et on vaja juurduda, on vaja sügavamale minna, sissepoole vaadata. Delfiin tuletab meelde, et tee seda kõike siiski kerguse, loovuse ja mängulisusega. Et delfiinide energeetiline sagedus on väga kõrge, väga peenvibratsiooniline, väga puhastav ja tõesti looduses, et nad on ka sellised mängulised loomad, et nad on kollektiivsed, nad arvestavad üksteisega, et need on kõik need omadused, mida tegelikult meil oleks delfiinidelt õppida, mida me saaksime oma elus rohkem kasutada ja millega me peaksime rohkem arvestama. Ja aeg on delfiinidelt õppida just seda mängulisust ja lustlikkust, et ka see sisemise maailma töö, nagu need eelmised kaardid siin ütlesid, et see lahti laskmine, eks ole, see oma ressursside või varjatud asjade annete kasutusele võtmine, loodusega, maaga ja oma sisemise maastikuga ühendumine, eks ju, et see kõik saaks toimuda sellise läbi loomingulise tegevuse, läbi mängulisuse, läbi spontaansuse, läbi kerguse, läbi voolavuse, et ära võta seda, et ma pean tegelema, sa ei pea mitte midagi, aga sul on suurepärane võimalus seda kõike teha ja seda delfiin tahab sulle praegu pakkuda. Ja kui sa tahad ka energeetiliselt või heliliselt sellele tuge saada, siis otsi kuskilt kas YouTube'ist või mõne muusikaplatvormi pealt delfiinide ja või miks mitte ka vaalade hääli, kuidas nad seal meres teevad ja häälitsevad omavahel, suhtlevad omavahel, et panna taustaks mängima, et see on ka väga selline meditatiivne. Ja võib-olla siis see delfiinide muusika ongi siis see, mis aitab ka sellise sisemise maastikuga siis mõnusamalt ühenduda ja kuidagi hakkama saada. Nii, võtan siit järgmise kaardi ja selleks tuli siis põder. Ja põder on üks neist meie metsade asukatest, kui sa vaatad või jälgid teda nagu looduses, siis ta ei näita ennast väga tihti. Et iga kord, kui metsa lähed, sa põhimõtteliselt ei näe põtra, on ju. Ja mõned inimesed on terve pika elu elanud, ei ole teda kunagi lähedalt näinud. Ja põder üldiselt tuleb välja siis, kui sul on vaat see sinu erilisus. Kas mingisugune eriline vägi või mõju või oskus või anne või ükskõik mis, see sinu erilisus, see sinu suurepärasus. Osad inimesed, kes siin vaatavad, te võib-olla isegi ei tunne seda, te ei tea, mis asi see sinu erilisus on, et te võiksite sealt oma sisemisest maailmast, nagu see Jada siin ilusti ütles, on ju, te võiksite sealt sisemisest maailmast seda otsida ja kui sa vajad otsimisele abi, siis sa saad minu konsultatsiooni tulla. Aga teisel osal on see, et te teate, mis asi see sinu erilisus on, aga teie puhul on see, et te ei kasuta seda täie võimsusega. Ja põder tuleb välja, et ära unusta oma erilisust.
Kasuta seda oma igapäevaelus, et ükski ressurss või anne või oskus ei ole sulle antud niisama, et kui sa seda ei kasuta, siis sa jääd sellest ilma, see kas devalveerub või siis juhtub midagi, et sa ei saa seda enam kasutada. Nii, läheme edasi. Siin on siis jumalannade kaardipakist on välja tulnud Iisis. Ja Iisise number on 22, et see nüüd võib olla ka kuupäev. Selles kuus näiteks 22 on ju, 22.12. Ehk siis võib-olla seda energeetilist lugemist võikski siis rohkem vaadata või juhinduda nii-öelda 12.12 kuni 22.12, eks ju. Näiteks osade puhul võib see niimoodi kehtida. Aga see võib olla ka lihtsalt number, kuupäev, lehekülg kuskil raamatus, number maja nurga peal, mida iganes. Ja Iisis tuleb meile rääkima taassünnist. Ja ta ütleb meile niimoodi, et kui me keskendume liiga palju välistele asjadele, siis me tegelikult kaotame oma energiat, me kaotame oma väge ja loodusrahvastel ja šamanistlikes ühiskondades öeldakse selle kohta, et su hingeosad lähevad kaduma või sa jätad nendesse paikadesse need maha, kus sa liiga palju oled panustanud ja kus oma väe oled ära andnud, eks ju. Ja Iisis tuletab meelde, et aeg on oma energia kokku koguda, et jällegi vaata, kui ilusti see selle eelmise reaga, mis meil kõik oli, nagu tegelikult sobib, et kui need eelmised asjad ütlesid ka, eelmised kaardid, et vaata oma sisemaailma, võta oma oskused, anded ja ressursid kasutusele, ühenda iseennast endaga, loodusega, siis Iisis ütleb ka, et aeg on oma energia kokku koguda, aeg on oma hingeosad tagasi võtta. Et Iisis on oma olemuselt siis pärit Egiptusest, ta on Egiptuse jumalanna. Ja siis need teemad, ütleme see enda uueks loomine, enda energia kokku kogumine, hingeosade tagasi toomine on siis see asi, millega Iisis kutsub sind siis praegu tegelema. Ja see on võimas hetk, kui sa näed, et osa sellest, mida sa arvad, et sa oled kaotanud, tegelikult taastub ja sa saad seda uuesti kasutada. Ja need osad sinust, mida sa oled kuskil oma traumadesse või rasketesse elusituatsioonidesse kaotanud, neid on võimalik tervendada, restartida ja küpsema versioonina iseendast uuesti kasutusele võtta. Nendes olukordades, kus sa näiteks olid lootusetu, võib nüüd olla lootus. Seal, kus sa kaotasid usu millessegi olulisse, võib-olla nüüd on sinu usk või veendumus vankumatu. Seal, kus oli ebavõrdsus või ebaõiglus, võib nüüd olla õiglus, eks ju. Ja seal, kus sind on hüljatud, seal sa saad valida iseennast. Ja ole valmis siis nende enda erinevate aspektidega silmitsi seisma ja need kokku koguma ning iseendasse integreerima. Kui sa astud iseenda uuemasse versiooni, oma loovuse, oma töö või oma suhte uuemasse, targemasse, teadlikumasse versiooni, siis tegelikult kõik muutub. Lase lahti süüdistustest ja võta vastutus selle eest, mida sa mõtled, tunned ja teed. Ja Iisis tuletab sulle meelde, et tegelikult sa ei ole katki, sul ei ole viga mitte midagi. Sa ei ole surmavalt haavatud ega igaveseks kadunud. Sinu järjekindlus määratleda enda oma kaotuste ja katsumuste järgi, läbielamiste järgi tegelikult ei teeni sind. Ja võib-olla ütleme, ennast hinnata nende katsumuste ja probleemide järgi ongi võib-olla asi, millest see langev leht kutsus sind, et lase lahti. Eks ju, ära klammerdu mingite mineviku jamade külge, on ju. Ja Iisis ütleb seda sama tegelikult. Ja sinu selline iseenda joondamisülesanne siis on praegu see, et aktsepteeri asju sellistena, täielikult sellistena, nagu need on. Ja vali viis või meetod, kuidas ennast ise jälle uuesti kokku koguda, terviklikuks tõmmata. Ja see on võimalik, et see on nagu põhiline, et see on võimalik. Niimoodi.
nii, ma võtan siit välja tõmmatud järgmine kaart. Järgmine jumalanna siis on Kreeka jumalanna, Persefon, kes on siis kogenematuse jumalanna. Ja millest tema räägib? Tema ütleb seda, et vaata, mõnikord on see, et me ei julge asju muuta, me ei tea, me ei saa kõiki nende eelmiste kontekstis, eks ju, et me ei saa asju muuta või ei julge seda teha, sest me ei tea, mis siis saab, kas see uus versioon mulle üldse meeldib, kas see sobib. Ja pane tähele, siin nurgas on number 40, eks ju, et see on siis ka tähtis number, mida võiks jälgida, aga see võib ka number 4 olla, et 0 võib järelt ära kaduda. Ja see jumalanna annab sulle teada, et tegelikult kogenematus, et on see, et see võib olla kingitus, see tähendab, et me ei tea alati tulemusi ja lahendusi ette, me ei peagi seda teadma. Et pigem ole nagu oma loomu poolest avatud ja anna endale võimalus õppida või asju muuta või oma mõtlemist korrastada või korrigeerida, eks ole. Et eristamisvõime tuleb kogemusega ja praegu on täiesti okei või normaalne endale tunnistada, et sa ei tea ega mõista seda täielikult, mis sind ees ootab. Me keegi ei tea ega mõista täielikult, eks ju. Et alati võib olla mingisugune osa sellest nagu selline ähmane või segane, eks ole. Ja mis siis veel? Ükskõik millise valiku sa praegu teed, on tagajärgedel püsiv mõju. Et seda ei tasu ka nagu unustada, eks ole. Ja see jumalanna tuletab sulle meelde, et igal teol on tagajärg. Ka positiivsetel tegudel on tagajärjed, ka negatiivsetel, eks ole. See jumalanna julgustab sind peatama oma tegemised ning pöörama tähelepanu hoiatavatele märkidele. Et ära hammusta keelatud vilju, ära torma ja ära rapsi umbes. Et tegutse nagu teadlikult, tundlikult ja tähelepanelikult. Et mitte nii väga siis mõistusega asju teades, vaid pigem siis selliselt, et ära tundes, et mis on sinu jaoks õige. Nii, siit kaardipakist tuli välja siis selline sõnum, nii ma ütlen, et teravust juurde kuidagi saada. Ühesõnaga, et kaitse. Ja kui sa vaatad, et siin on ühe merineitsi süles, on veel üks pisikene merineitsi, eks ole. Ja see kaart siis ütlebki, et sinul, su perekonnal, su töödel, su tegemistel on tegelikult kõrgemate jõudude kaitse. Kui see, mida sa teed, on sinu kõrgema teega, isikliku teega nii-öelda kooskõlas, siis sellel on ka kõrgem kaitse olemas ja kõik need uksed, mis peavad avanema, need avanevad. Teine kaart samast kaardipakist. Siin on siis üks merineitsi, kes väga uljalt läheb, eks ole, vesi 2 lehte. Ja kaart ütleb, et usu ja vajaduse korral siis, ma ei tea, ütle taotlusi või palveta ja järgi märke ja sünkroonsusi, mida sa ilmaruumist saad. Et usu, siin ei ole mõeldud nagu usulises mõttes, vaid ole nagu veendunud selles, et asjad on võimalikud. Ole veendunud selles, et kui sinu kavatsused on ausad ja õiged, siis need ei saa nagu ebaõnnestuda, need ei saa nagu halba teha kellelegi, on ju. Nii, ja siis on samast kaardipakist veel üks kaart, mis ütleb, et aeg on lahti lasta. Ja vaata, siin on ka üks merineitsi pikk saba hõljumas siin vees, eks ole. Et nii nagu see esimene kaartki langev leht ütles, et lase lahti ja siin oli veel mitu tükki, kes hoiatasid, et aeg on ära klammerdu, et lase mõnedel asjadel minna, eks ju. Siis siin on ka see, et ära hoia kinni neid asju, mida sa enam ei vaja. Ja ei ole mõeldud ainult füüsilisi asju, siin on ka võib-olla samad mõttemustrid on võib-olla kõige tähtsam praegu nagu üle vaadata. Niimoodi, siis vaatame veel. Võtan siit terve hunnikuga 2 kaarti korraga välja. Nii, number 27, see võib olla siis ka 27. kuupäev.
aga see võib olla ka 9, 2+7. See võib olla siis ka number maja seinal või lehekülg ja see ütleb, et lust ja lillepidu, naudi ja ära mõtle üle. Ja nii nagu siin see delfiinikaartki ütles, et naudi ja võta asju kergelt, mänguliselt ja loovalt. Ja saad aru, teine kaart tuleb välja enam-vähem sama sõnumiga. Et kõik, mida sa teed, need muutused ja valikud ja otsused, need saavad tulla kergelt. Ja teine kaart on siis salasoov, number 44 või ka number 8, need 4+8. Ja kaart ütleb, et su salasoov täitub, süüta küünal, mediteeri ja ära kellegagi jaga. Ja siin oli see kaart ka, mis ütles, et on palvete jõud ja kõik need asjad, eks ju. Et on oluline siis mõtestada. Ja mida sa iganes mõtled selle salasoovimise või asjade all, siis ma tuletan siinkohal meelde, et ainult unistamine ei muuda mitte midagi. Sa pead ikkagi selle oma unistuse või eesmärgi või sihiga sellise energeetilise ühenduse looma. Sa pead sellega iseennast nagu ühendama, oma energia, oma elujõu sellega ühendama. Aga ühendada ei ole mõtet ennast ükskõik millega, vaid ainult sellega, mis on sinu asi siin maailmas teha. Ja see kellegagi mitte jagamine on nüüd kahte pidi, et on asju, mida võib-olla pole mõtet jagada. Aga väga paljude asjade puhul on ikkagi see, et kui sa jagad, ühesõnaga, jagada ei ole mõtet ükskõik kellele. Jagada tuleks vaid nendele inimestele, kes on veendunud, et sa tuled selle asjaga toime. Ühesõnaga, kes usuvad sinusse. Nii, ja nüüd võtan siis siit viimased kaardid. Ja siin on siis selline teemant, väga ilus ja külluslik. Ja jutt siin peal ütleb siis niimoodi, sa oled teemant, mida on ajas lihvitud. Nüüd särad sa täies hiilguses. Nii, ja pane tähele, kui sa nüüd oma sisemise maastiku töö, mis siin eelmiste kaartidega oli ära räägitud, ära teed, siis sa oled tõeline teemant. Siis järgmine kaart on ka selline sulekene. See tähendab, et kui sa ka looduses näiteks mõnda sulge näed või leiad. Vaata, siin üks merineitsite kaart ütles ka, et märka märke, eks ole. Ja siin on ka, et pööra tähelepanu märkidele. Universum saadab sulle vihje. Võta seda kingitusena, vaid sina tead, mis sind nüüd ees ootab. Ja siin mina olen kasutanud sellist tehnoloogiat, et kui ma leian sule, siis ma haaran esimese mõtte, mis mul pähe tuleb. Ja tavaliselt on see sellega nagu seotud. Nii, siis on üks selline ingli energiakaart. Ja sõnum siin peal on selline, et sinu hing on hoitud, samuti sinu teine pool. Ära muretse, teid toetab valguse vägi. Et osadel inimestel võib-olla, kes seda lugemist vaatama tulid, oli ka võib-olla selline salajane varjatud küsimus oma paari suhte kohta, et siis siit tuli ka nüüd selle kohta väikene sõnum. Aga kõik need eelmised kaardid, et kui sina ise oma sisemist tööd teed, siis sinu paari suhe saab alati paraneda. Välja arvatud juhul, mitte välja arvatud juhul, vaid kui sa endast lähtuvalt nagu seda teed, ehk seest poolt väljapoole elad, siis saab alati paraneda. Aga kui sa ootad seda, et teised inimesed ennast muutma hakkaksid, siis ei juhtu põhiliselt midagi nagu on. Nii, ja siis siin on selline kaart, kus 2 inimest käivad käest kinni ja jutt siin kaardi peal on selline, et nüüd on kõik hästi, te olete peagi koos. Side, mis on jumalik, ei katke iial. Ehk siis need sidemed, mis on saatuse poolt määratud, mis on kõrgemad hingesidemed, need juhtuvad inimeste vahel nii või naa, varem või hiljem, nad juhtuvad ja see ühendus toimib ka siis, kui sa füüsiliselt ei ole inimesega koos. Kui see video sind inspireeris, ole lahke, palun jaga seda ka teiste inimestega. Aitäh sulle ja rõõmsate kohtumisteni!